Daamid ja härrad, tere tulemast tagasi järjekordsesse Noorteseire radari episoodi. Minu nimi on Roger, au olla selle podcasti mootoriks ja tänase episoodi teemaks on meil, kuidas jõuda noorteni usalduskriisis. Kas meil on üldse kriis või mitte, selleni jõuame ka tänase saate jooksul, ärge üldse muretsege, aga mul on hea meel sisse juhatada minu tänane saatekülaline Mai Pitsner, kes on Haridus- ja Noorteameti peaekspert ja lisaks Tallinna Ülikooli doktorant. Tere! Tere, Roger. Ma alustan nii nagu ilmselt kõigiga, kuidas sul hetkel läheb? Kuidas läheb? Hästi läheb. See on selline eestlaslik vastus, aga kui ma nüüd küsiksin nagu ameerikalikku versiooni, et aga kuidas sul päriselt läheb? Päriselt läheb, mis on veel eestlaslik ja tüüpiline vastus, et kiire on, kiiresti läheb. Ehk siis kokkuvõtvalt sul läheb hästi kiiresti. Hästi kiiresti, just. Hästi kiiresti läheb sul, jah. Aga oled sa rahul praegu kõigega, mis su ümber toimub? Ja ma tunnen, et ma olen privilegeeritud seisus, sellepärast, et mul on võimalik Eestis õppida doktorantuuris ja uurida noorsootööd, mis on selline, nagu ma ütlesin, see on selline privilegeeritud seisus, sest paljudel seda võimalust ei ole. Et sellepärast läheb hästi ja kiiresti. Ja rääkides noorsootööst, mis on ju selle Noorteseire radari podcasti tuum, kaua sina oled sellega seotud olnud? Umbkaudu, ütleme 12 aastat, et minu teekond algas hoopis huvihariduses, kui ma noorsootööst ei teadnud mitte midagi, siis ma mõned aastad olin praktik, siis ma avastasin, et mul on vaja edasi areneda, avastasin, et Tallinna Ülikoolis saab õppida noorsootööd, sain teada, et noorsootöö eksisteerib. Väga hea, meil on hea meel. Ja siis oligi see, et praktikuna tegutsedes samal ajal Tallinna Ülikoolis õppides kõigepealt rakenduskõrghariduses, siis magistrantuuris, nüüd olen doktorantuuri välja jõudnud. Ja nii nagu me kulisside taga sinuga siin enne rääkisime, siis selgus, et sulle meeldib rohkem arvuti taga tööd teha, kui et valjult rääkida, eks või? Täna sa pead kahjuks siis valjult rääkima, veel ei ole ebamugav, ma loodan. Ei ole, ütleme nii, et ise ma tegin selle valiku, kuhu ma välja olen jõudnud ja nüüd ma pean selle suppi ära sööma, et paratamatus on see, et ei ole kasu, kui ainult kirjutada kas artikleid või teadusartikleid või populaarteaduslikke artikleid, kui ei tegele teaduskommunikatsiooniga, ehk kui me ei jaga laiemalt seda, mida me juba teame, siis ei ole ei noorsootöötajatel või teistel noortega töötavatel spetsialistidel ja läbi selle noortel ka kasu sellest, et meil on andmed ja teadusuuringud, et tasakaal tuleb leida nende kahe vahel. No väga hea, aga nüüd me jõuamegi selleni, et jagame siis seda, mida me teame. Teemaks on usalduskriis ja täpsemalt, kuidas jõuda noorteni usalduskriisis. Ja me sinuga korraks tegime sellist mõttepõrgatust, eks ole, et kas me saame üldse kasutada sellist terminit nagu kriis, kui me räägime noorte usaldusest noorsootöötaja ja või noorsootöö kui teenuse vastu. Mis on sinu hinnang? Me ei saa rääkida otseselt kriisist. Meil ei ole selleks piisavalt andmeid, mille põhjal seda öelda, aga mis meil on teada, on see, et paar aastat tagasi tuli välja kodanikuhariduse ICCS uuring ja sealt tuli välja see, et noorte usaldus on madal ja noorte usaldus on madal erinevate institutsioonide vastu, aga noored tunnevad ka usaldus inimeste enda vahel on madal. Et noored valimis olid 8. klassi noored, Eesti noored, ma toon siis välja, et me ei räägi rahvusvahelisest kontekstist siin, vaid me räägime Eesti enda noortest ja nad tõid välja, et neil on usaldus teaduse vastu, politsei vastu, kaitseväe vastu on kõrge ja sotsiaalmeedia vastu näiteks poliitikute ja teiste inimeste vastu on usaldus madal. Ja teine osapool sellest on see, et seal tuli ka välja, et see usaldus on langustrendis, sest sama uuring viidi välja 2016 aastal ja kui me võrdleme neid tulemusi ja nüüd 2022 aasta tulemusi, siis trend on languses, ehk usaldus on veel madalamaks noorte jaoks. Ehk siis me saame trendides nagu justkui öelda, et me oleme liikumas mingi potentsiaalse usalduskriisi suunas. Nendele pisikestele andmetele tuginedes võib-olla jah, saab seda öelda, aga ma ütleks, et selle kohta ei ole piisavalt laiapõhjalisi andmeid. Aga oht on, ütleme nii, et oht on liikuda sinna poole, jah. Aga no nii nagu sa mainisid, noored on kaotamas usaldust
ühiskonna vastu, erinevate avalike institutsioonide vastu ja võib-olla siis ka saame öelda täiskasvanute vastu, sest et ikkagi noorsootöötaja antud juhul, kellega puutub see noor kokku noorsootööteenuse kontekstis, on ju täiskasvanu, ilmselt enamasti kui mitte alati. Ja usaldus alati ei pruugi olla kõrge, eks ole, ma proovin nagu mõelda siin valjult, et ka noor, kes esimest korda mõnesse noortekeskusesse satub, ei peagi ju kohe pime silmi usaldama seda täiskasvanut, kes ta vastas seal on. Aga nii nagu sa välja tõid, siis olukord on langustrendis, aga mis need peamised põhjused selle taga on? Ma tahaks tulla korraks su lause keskpaiga juurde, see, et noor tuleb noortekeskusesse ja ta ei tohikski pimesi usaldada. Ja see on see, kus ma saan tuua veel andmeid juurde oma magistrite näol, kus ma uurisingi seda, et kuidas noored näevad siis usaldust noorsootöötaja vastu ja kuidas noorsootöötaja saab usaldust luua noorega. Ja kõik hakkabki sellest hetkest pihta, kui noor esimest korda näiteks sinna noortekeskusesse tuleb. Milline on see noorsootöötaja? Kas ta tuleb vastu, kas ta on viisakas, kas ta on uudishimulik, kas ta on avatud või ta istub kuskil nurgas, tegeleb mingisuguse enda asjaga, ei pööra talle tähelepanu ja siis ei saagi usaldust tekkida. Et kõik hakkabki sellest pihta, et usaldus on ikkagi inimeste vaheline, see on protsess, see ei ole see üks hetk, et noor tuleb sisse ja nüüd tekib see, vaid seda tuleb kogu aeg kultiveerida, see on aktiivne valik, see on valik, kus tehakse ennast haavatavaks teise inimese suhtes ja selline usk või lootus on, et kui ma teen ennast haavatavaks, siis sellel on positiivne tagajärg. Ja niimoodi see tsükkel käib nagu grammofoni plaat edasi ja läbi selle usaldus kas kasvab või kahaneb, olenevalt sellest, milline see suhe siis noorel noorsootöötaja või mõne teise täiskasvanuga on. Ja lõpuks ju see saab ju alguseks olla väga noorest east, on ju, mis iganes vanuses keegi puutub kokku rohkemate täiskasvanutega kui tema lähi sugulusring, ilmselt kuidas seal on mingid mustrid kujunenud selleks ajaks, kui ta jõuab noorsootööteenuseni, et kui lihtsalt on vastuvõetav mingisuguse täiskasvanu nõu, abi, tugi, vestlus kasvõi, eks ole. Et seda on ülikeeruline mõjutada, aga kas meil on üldse mingid hoobasid noorsootöötajate poole pealt siis, kuidas seda langustrendi kuidagi kasvutrendi suunas proovida nügida natukene? No eks see hakkabki pihta sellest, et kuidas noorsootöötajad oma tööd teevad. Et tegelik põhi on nagu see või vundament on see, et kui noorsootöötaja oma igapäevast tööd teeb niimoodi, et usaldus kasvab, ehk ta teab üldse, et meil on selline tööriist nagu usaldus, mõistab, mis on need põhjused, mis usaldust kasvatavad, mis on need, mis usaldust kahandavad, mis on need, mis usalduse täielikult ära rikuvad, sa enne küsisid põhjuste kohta, näiteks konfidentsiaalsuse rikkumine, lubaduste murdmine, hinnangute andmine või negatiivsed reaktsioonid sellele, mida noor teeb või kuidas ta räägib, või ka palju selline leebem põhjus on see, et neutraalne reaktsioon, kui noor tuleb midagi küsima ja noorsootöötaja näiteks, et ja pärast tegeleme. Et see on selline, et ta ei teinud otseselt midagi valesti, aga see juba võib olla üks asi, mis usaldust lõhub, sellepärast, et võib-olla sel noorel on koolis niimoodi öeldud, kodus niimoodi öeldud, tänaval kuskil, ja kui ta saab igalt poolt seda reaktsiooni, et ja kohe tegeleme, ja siis ei tegeleta, usaldus ei saa hakata kasvama. Et usaldus ei ole see, et ainult kasvab või püsib neutraalselt, usaldus võib ka kaduda. Kui nii nagu mõelda, siis ju noorsootöötaja kui professionaal, kellel ehk äkki loodetavasti tänaseks päevaks ilmselt on ka kutse, siis kõik nad kõnnivad ju ikkagi munakoorte peal igapäevaselt, sest et me peame arvestama noore sotsiaalmajanduslikku tausta, tema vaimset tervist, hetkeolukorda, mis toimub riigis ja maailmas, hetkeolukorda, mis toimub ka selles ruumis ja selles asutuses, eks ole, mis iganes konfliktid võivad olla kerkinud seal varasemalt või tollel päeval õhusen ja nüüd selles kontekstis on vaja pakkuda noorele usaldusväärset partnerit loodetavasti või vähemasti usaldusisikut, kelle poole vajadusel pöörduda ja või ruumi, kus turvaliselt
oma aega veeta, mis iganes vajadus või olukord on ja noorel parasjagu on, et see on justkui kui me paneme selle olukorra, mis me just kirjeldasin, mingiks lävepakuks uutele potentsiaalsetele töötajatele, kes tahavad noorsootöösse siseneda ja noorsootöötajana noortekeskuses näiteks töötada, siis see võib olla ikkagi päris suur koorem. Ma ei tea, kas me nimetaks seda koormaks, võib-olla nimetaks seda võimaluseks. Vastutuseks kindlasti. Ühelt poolt vastutuseks, teiselt poolt võimaluseks. Ja võib-olla ongi see, et mis me enne nagu natuke mainisin, see, et kui sa mõistad, mida tähendab usalduse loomine, ehk sa alustad sellest, et sa teed endale selle kontseptsiooni, mis on tegelikult suhteliselt lihtne ja kerge ja meil on eesti keeles materjale selle kohta juba, kus sa saad teaduspõhiseid materjale, kus sa saad tutvuda, et seal ei ole midagi keerulist. Magistritöös, kus ma just suhtlesin noortega, ma tahtsin noorte vaatepunkti näha, tuligi välja see, et noored tahavad lihtsaid asju, nad tahavad lihtsalt vestelda. Mis tähendab seda, et noorsootöötaja peab olema kursis esmase nõustamisega ja nende meetoditega, mida on vaja esmaseks nõustamiseks. Avatud küsimused. Ja, et aktiivne kuulamine, mille juurde siis käivad avatud küsimused, peegeldamine, ümbersõnastamine ja kui sa juba seda põhja tead, siis sa juba oled jälle ühe sammu lähemale sellele astunud, et see ei ole nii suur vastutus, vaid see on su töö igapäevane osa. Vaatame korra rahvusvahelisele kogemusele ka otsa. Et kas on midagi, mida Norra, USA või ka Luksemburgi noorte kogemusest on võimalik nagu järeldada, millele tugineda usalduse loomise kontekstis? Kui ma need näited, mida sa küsid, need on teadusartiklitest tulnud, mis on just, kasutasid sama lähenemist, mis mina Eestis, et mindi noortelt küsima, mis nemad arvavad. Minu lühike kokkuvõte on see, et noored arvavad väga ühtemoodi, ükskõik kus riigist neid küsitakse. Nad soovivad, et neid võetakse võrdväärsete partneritena, nad soovivad avatud suhtlust, nad soovivad dialoogi, nad soovivad ka seda, see on natukene, ei saa üldistada, aga olenevalt noorest nad soovivad, et kas noorte hääl tehakse kuuldavaks noorsootöötajate poolt või noorsootöötajad aitaksid noorel leida viise, kuidas noor ise teiste täiskasvanutega suheldes kuskil teistel väljadel saaksid oma hääle kuuldavaks teha. Kui me hakkame mõtlema Eesti noorsootöö või noorsootöö põhimõtete peale, siis sellised universaalsed põhimõtted, mille alusel nii üks professionaalne noorsootöötaja juba tegutseb tänapäeval ju. Jah, nii on ja kui ma mõtlen enda selle vanuse perioodi peale, kus ma ise käisin noortekeskuses rohkem, jah, tõsi, mina kahjuks ei jõudnud noorsootööteenuseni personaalselt enne 16. eluaastat, sest et ühel või teisel põhjusel kuidagi ei sattunud see mu radarile ja lihtsalt noortevolikoguga ühinedes järsku kogu see noorsootöö maailm mulle avanes, millel nüüd 13 aastat hiljem endiselt on au, eks ole, siin näpupidi sees olla. Küll aga ma mõtlen nagu tagasi sellele, mis sa just ka mainisid usalduse loomise kontekstis, et tõesti, kui oli tunne, et täiskasvanu, kes võib olla mu usaldusisik, kes alles kujuneb võib-olla, ma alles vaatan ja kaardistan olukorda, eks ole, et kas ma usaldan teda, et ma olen võib-olla olnud ajaloo jooksul võrdlemisi kriitiline teiste inimeste suunas just usalduse kontekstis, et seda on vaja võita, et see ei teki iseenesest. Et siis tõesti, kui nagu ei tekkinud seda tunnet, et ma olen partner, vaid et ma olen nagu alam või kuidagi nagu ikkagi teisel tasandil, siis tõesti ju võis niisugune heitumus või nagu ma saan siis ise ka hakkama või vastupidi, mind ta muidugi nagu köitis, et oota, ma näitan teile ja nagu selle efektiga, aga nagu nii ei peaks olema, ma saan aru, andmetest lähtudes ka sellest, et noortel on hääl, mida siis tuleb aidata viia õigete inimesteni selleks, et noorte unistused ju ja tahtmised teoks teha. No just, et sinu jaoks oli see selline motiveeriv, aga väga paljude jaoks on see vastupidi, et kui sul ei ole ka seda ühte täiskasvanud, keda sa saad usaldada oma elus, siis see mõjutab väga palju asju, sest me võtame teadusartiklid erinevad, toovad välja, et kui inimesel on usaldus kellegi teisega ehk usalduslik suhe,
siis see aitab kaasa sellele, et noore enesekindlus tõuseb, ta eneseusk tõuseb, ta õpivõime tõuseb. Et me ei räägi ainult õpivõimest formaalhariduses, vaid ka noorsootöös või informaalses õppes. Ja kui noorel on see enesekindlus ja eneseusk, siis selle peale saab hakata ehitama juba alustuseks, ütleme, passiivset osalemist, et ta tuleb juba ja ta võtab osa mingist asjast. Ja kui läbi selle osalemise usaldus jällegi kasvab, siis me saame hakata juba aktiivsest osalust rääkima, me saame kaasamisest hakata rääkima, me saame ühiskondlikust osalusest hakata rääkima. Et see kõik hakkab selliste väikeste sammudena pihta, et me ei saa oodata, et nüüd juhtus, vaid usaldus kasvabki samm-sammult ja sellega kaasnevalt, kuidas ma ütlen, positiivsed tagajärjed noorele muudkui kasvavad, see on nagu lumepall, mis hakkab veerema. Lähme siis, kuna me oleme natukene ääriveeri sellest rääkinud ka, räägime siis nendest praktilistest põhimõtetest ja praktilisest osast kogu selle usalduse loomise kontekstis. Aktiivse kuulamise põhitehnikad on erinevad olemas. Mis need on ja kuidas neid rakendada võiks? Ma tooks välja 3. Alustame avatud küsimustest. Et kui on vestlus, siis me ei küsi selliseid küsimusi, mille saab jah, ei vastata. Kas on hästi? Ei. Selle asemel ma küsin, kuidas sa ennast tunned? Et avatud küsimused, et saada see noor ennast avama ja rääkima. Kui see osa on tehtud, siis järgmine osa on see, et peegelda tagasi. Sa kuulad, sa paned tähele, sa kasutad kogu oma kehakeelt selleks, et kuulata. Sa ei tee muid asju kõrval, sa ei võta mingit telefoni kätte või sa isegi ei tee märkmeid, vaid sa oled kogu kehaga kohal ja näitad, et ma kuulan sind. Vahepeal noogutad kaasa näiteks. Annad teada, sul tuli väga hästi see välja, aitäh. Ja siis sa peegeldad seda tagasi, mida sa oled kuulnud noorelt. Et noor ise kuuleks, mida ta on rääkinud ja selle põhjal saab ta teha mingeid järeldusi või mõte areneb edasi. Ja 3. on, et sa sõnastad ümber selle, mida noor on sulle öelnud. Võib-olla podcasti kuulajad panevad tähele, et sa oled päris hästi kasutanud ümber sõnastamist minu tekstiga siin vahepeal ja peegeldad mulle selle siis tagasi ja siis meie vestlus jätkub. Ma saan aru sinu senisest jutuajamisest, et peegeldamine on hästi oluline osa noorega usalduse tekitamisele. Et midagi sellist ühesõnaga, eks ole. Ja mul on olnud au, sina mainisid alguses, et sul on privilegeeritud positsioon, eks ole. Ma pean tunnistama, et ilmselt on mul noorena olnud sama positsioon olla privilegeeritud ja väga noorest east minu vaatest saada koolitusi mingites teemades, mida tänasel hetkel ma näen värske, mitte enam nii värske, ikkagi värske lapsevanemana, kellel on aastane laps kodus, et mis oskusi peaksid omandama endale lapsevanemad. Just nimelt sellised keerulistes kõnelustes hakkama saamine, kuidas avatud küsimusi küsida, eks ole, kuidas oma impulsiivsed mõtted korraks alla suruda ja lasta teisel osapoolel kas ventileerida või vajadusel ka vaikuses olla, kui tundub, et see on nagu paslik hetk, eks ole. Ja usalduse loomine hakkab ju, oskus algab ikkagi ilmselt, ta tuleb kodunt, kellel on see kodune pool puudu, peab ise endast seda, mulle tundub, kasvatama ja lõpuks, kui sul tekivad järglased endal, siis see on see, kus sa hakkad teda õpetama, kes paremini, kes halvemini. Aga kui me räägime turvalise keskkonna loomisest, siis kuidas luua ühte sellist turvalist keskkonda, kus noored saavad võtta päris vastutust ja teha otsuseid, sest et on kindlasti olukordi, kus teatud täiskasvanud küll küsivad küsimusi ja annavad areeni või keskkonna kaasamõtlemiseks, aga see näiline kaasamine sellest vaatest, et kas asi on juba valmis või tegelikult surutakse, eks ole, oma ideed mõnikord peale. Jah, sa küsisid keskkonna kohta, et alustame, see on keeruline küsimus selles mõttes, kui me mõtleme noorsootöö peale, siis noorsootöö keskkonnad, võtame kas või alustame füüsilisest keskkonnast, need on nii mitmekülgsed. Üks on see, et sa oledki kuskil noortekeskuses või huviringi ruumis ja sa oled kindlas kohas koos ja siis me mõtleme metsa peale, loodusmatka peale, et võib-olla see üldprintsiip on see, et kui me mõtleme füüsilise keskkonna peale, et
tee riskianalüüs. Elementaarne asi, väga konkreetne asi, tee riskianalüüs selle füüsilise keskkonna kohta, kus sa noorsootööd läbi viid. Ja siis tuleb see teine pool, psühhosotsiaalne keskkond. Ja võt sellega läheb alati keerulisemaks, sest kui füüsiline keskkond on pigem selline kindlamate raamidega, siis psühhosotsiaalne keskkond oleneb väga palju sellest, millised noored sul hetkel seal koos on, kui palju neil on, mis on iga noore oma taust. See oleneb noorsootöötaja enda professionaalsust, noorsootöötaja enda enesetundest sellel päeval, kui ta tööl on. Ja nii edasi, ja nii edasi, ja nii edasi. Ja nüüd ma unustasin su küsimuse ära. Ma küsingi siia kohe otsa, sest et sul läheb see sujuvalt ka sellele, et me räägime sellise usaldusliku keskkonna loomisest, noorte mõtestatud kaasamisest, ka selles kontekstis, et me peame ju looma ka olukorra, kus sellel noorel tegelikult on võimalik eksida, eks ole, et ta läbi oma kogemuste õpib. Just, sa küsisid, et kuidas seda keskkonda luua. Nüüd tuli meelde. Ja siis me jõuamegi kaasamise juurde, mida sa mainisid, et kuigi see keskkonna loomine võib olla keeruline, siis on teatud kindlad sammud, mida seal teha. Ja me mõtleme kaasamise protsessi, üks ongi see, et turvalise keskkonna loomiseks sa kaasad seda noort ja kaasamisel on omad sammud. Sa alustad ikkagi olukorra kaardistamisest, info kogumisest nii-öelda, mis võibki tähendada seda, et sa räägid noortega. Sa tahad teada, mis neid päriselt huvitab, mis olukorras nemad on. Ja sa ütled ausalt, et tead, mul on täna hullult halb päev. Siirus on üks viis, kuidas usaldust luua. Ja see ongi natuke nagu enda kui noorsootöötaja jagamine ka. Kui sa oled olukorra kaardistanud, siis hakkame tegutsema ja ei hakka tegutsema niimoodi, et noorsootöötaja teeb või täiskasvanu teeb ja noored on kõrval, vaid ongi just see, et sa annad noorele selle võimaluse, seal hulgas selle võimaluse eksida. Sellepärast, et kõik inimesed eksivad. Ja küsimus on lihtsalt selles, kas me sellest eksimisest õpime või ei. Ja sellega me kaasamise järgmise sammu juurde, et kui tegevus on tehtud, siis me reflekteerime seda. Ja kui me reflekteerime läbi, siis me õpime sellest, mis me oleme teinud, loodetavasti nii nendest asjadest, mis läks hästi, aga kindlasti nendest asjadest, mis nii hästi ei läinud, sest siis me järgmine kord oskame seda kogemust ära kasutada ja nii on toimunud õppimine. Mis juhtub tihti kaasamise protsessi juures? Hea, kui me infot kogume, võib-olla me kaasame noori niimoodi, et näiteid on erinevaid, aga paratamatult need halvad näited on see, et näitame noorele, et palun sina mine sinna, kuigi tegelikult peaks vastupidi olema, et noor ütleb, et sina mine sinna ja noorsootöötaja praegu ma vajan sind, aga praegu ma ei vaja sind. Ja reflektsioon, see kokkuvõtte unustatakse hoopis ära, sellepärast, et ei ole seda algset kaasamise tegutsemistki toimunud. Ja seda kõike kuidagi nagu enda peas kokkuvõttes on mul hea tuua mõni näide valdkonnas, kus mina tänaseks päevaks võrdlemisi aktiivselt tegelen õhtujuhtimise kontekstis, et õhtujuhina ma pean looma ka usaldusliku keskkonna selleks, et publik minuga kaasa tuleks. Ja mul on rõõm, et mul on võimalik väga palju noortega seotud sündmustel olla nagu õhtujuhi rollis. Ma arvan, et ma tunnen seal ka ennast nagu võib-olla kõige mugavamalt, sest et mul on äge näha nagu teotohtelisi noori kuskil sündmustel kohal ja olla osa sellest protsessist ja kui sinna tuleb esineja, kellel on näiteks 45-minutiline lõik ja ta selle lõigu lõpus alles võib-olla pöördub siis publiku poole ja küsib küsimusi, siis ma näen, et sealt ei tule väga või need peab nagu väga välja pingutama. Samas mina, kes ma olen õhtujuhina teadlik, et ma pean tegelema jääsulatamisega, ma pean tegelema publiku natukene enda poole saamisega, kõik ei ole võimalik, aga paar võib-olla halvasti välja kukkunud nalja ja läheb juba natukene paremini, siis mul ka peale tema etteastet või ükskõik mis hetkel päeva jooksul on nagu lihtsam saada neid inimesi kätte või nende käest mingeid küsimusi küsida või et nemad küsiksid nagu küsimusi on ja jällegi peegeldades seda sinu juttu, siis ei ole nii, et ma tulen 45 minutiks lavale ja küsin lõpus küsimusi ja kõigil on valmisolek selleks. See tähendab ju eelnevalt keskkonna loomist, mingisuguse võib-olla noore jaoks sellise samastumise tekitamist, on see mingi looga, on see mingi ebaõnnestumisega, sa pead ennast natuke korraks paljaks koorima piltlikult tema jaoks on ja et ta julgeks sinuga nagu ka rääkida, eriti kui vanusevahe näiteks on märgatav ka minu puhul, kui ma lähen võib-olla 10-aastaste ette mingi sündmuse puhul ja pean arvestama, et mina olen tänaseks päevaks 30 ja kuigi ma arvan, et ma olen nooruslik, siis ma enam ei tea võib-olla kõike, mis TikToki maailmas toimub. Et ta on ikka päris keeruline ülesanne, jah. On ikka.
ma ei vaidle sellele üldse vastu, aga sa tõid jälle siin teatud asjad, et ongi, sa pead teadma, mis on need noorte laiemad noorte trendid, eks ju. Sa ei saa minna, lennata peale, teha mingisuguse nalja, mille sa teeksid täiskasvanutele, sa pead arvestama oma sihtgruppi. Noorsootöös teeb keerulisemaks selle, et sul on 7–26 aastased seal. Aga kõik hakkab jälle, ma tunnen, et ma hakkan ennast kordama vaikselt, kõik hakkab jälle sellest pihta, mine räägi noorega, et dialoog ja selline vestlus on selle kõige alus, et sa küsid noorelt, aga sa jagad enda kohta ka, sa ütlesid, et ära paljaks, palun võta ennast noortes, eks ju, aga piltlikult, aga sa jagad endast midagi, sa lähedki, räägid mingisuguse loo, kus sa näitad, et vaadake, et ma ka eksisin ja see teeb sinust selle autentse, siira, päris inimese, mitte selle ametliku või ametniku, vaid sa oledki see, et sa näitad noortega, et ma tegelikult päriselt tahan ka sinuga koos siin olla, ma päriselt tahan, et sina saaksid asju teha ja läbi selle me ju võimestame noori ja siis me jõuame jälle selleni, et kui noor tunneb ennast võimestatuna, ta saab aru, et sina oled pakkunud selle võimaluse, siis usaldus jälle kasvab. See käib sinna tsükkel muudkui ringi ratast, nii kaua, kuni see tsükkel ära lõhutakse. Meie see tänase podcasti tsükkel siin veereks veel pikalt, mul on selline tunne, aga iga hea asi saab üks hetk lõpu ja nii ka mina vaikselt tõmban tänast otsi kokku siin. Kui me räägime nüüd tulevikuvaatest selle teema kontekstis, siis mis on need mingid mõtted või soovitused, kuidas tagada usalduse säilimine ja kasv ajas, eriti kui me alustasime sellega, et see on nagu langustrendis, et kui me lõpetame ikkagi mingite konkreetsete sammudega, siis mis need paar tükki oleks? Ma lähen siis ka algusesse tagasi, kus ma rääkisin seda, et usaldus on ikkagi inimeste vaheline, aktiivne valik, teadlik, ehk konkreetsed sammud ongi need, et igaüks, kes töötab noorsootöös või noorte valdkonnas laiemalt või üleüldse, võtame puhti inimlikul tasandil. Kui me soovime, et usaldus kasvaks, siis me peame ise töötama selle nimel, et usaldus kasvaks. Ehk teiste inimestega suheldes rohkem teadvustada, mida tähendab see usalduse loomine, mis on need teod, käitumisviisid, sõnad, mis seda usaldust lõhuvad. Ja kui me alustame sellest, et noore ja noorsootöötaja vahel on usaldus, siis noorsootöötajal on vaja, et teda toetaks tema institutsioon. See, kus ta töötab. Ehk siis juhtide tasandil on oluline see, et juhid aitaksid luua enda seal keskkonnas samamoodi täiskasvanute vahel seda usalduslikku suhet. Ja siis me jõuame võrgustiku tasandile, kus meil on vaja, et võrgustike vahel, nii noorsootöös kui ka laiemalt noorsootöö ja sidusvaldkondade vahel oleks see usaldus. Ja mida rohkem me omavahel seda usalduse võrgustikku loome, seda rohkem usaldus kasvab ja niimoodi ju tekibki ühiskond. Kes on ühiskond? Ühiskond ongi need meie inimesed ise. Ja oluline on, et need inimesed oleksid terved. Just. Igas mõttes ja selles on meie roll ja see ei juhtu homme, see juhtub järjepideva töö jooksul, aegade jooksul. Aga nüüd selle teema kohta, kust inimesed saaksid rohkem infot, kes tahaksid natukene süvitsi minna? Kindlasti noorteseire.ee lehele tulla, uurima, vaadata, mis seal on. Sealhulgas on see erinevate teadusallikate andmebaas ja ma suunan ka tegelikult otsima lihtsalt usalduse kohta andmeid, kui lüüa sisse interneti usaldus, siis leiab üles näiteks Haridus- ja Noorteameti blogi, kuhu olen mina kirjutanud ja mis viitab ka edasi, et kui kellelgi huvi on, siis tegelikult niidiotsad on olemas ja saab hakata uurima. Et Harno blogi infot võib usaldada. Võib usaldada. Ja hea kuulaja vaataja, kui sinul on mingid küsimusi või mõtteid, mida sa tahaksid jagada, siis noorteseire@harno.ee on see, kuhu sa võid kirjutada, kaasa mõelda kõikidel nendel teemadel, mis meil siin podcastidest läbi käib. Mina tänan sind, Mai, külla tulemast. Aitäh. Ja tänan ka teid kõiki kallid kuulajad, et olete meiega, olge ikka edasi meiega, kohtume teiega järgmises episoodis. Tšau!